Öösel tuldi meid küüditama, aga meid ei olnud kodus. Ja siis muidugi me teadsime, et kui need Vene väed tagasi tulid, et me oleme siis ida poole teel, eks ju. Maal siis isa kuskil augustis tuli ja ütles, et Vene väed tulevad tagasi ja soovitas meil minna, et kuni sõda on lõppenud ja siis saab tagasi tulla, et minna Soome. Soome valitsus allus Moskvale. Vaherahu oli, see oli lahing, sõjaaeg oli. Et oli selge, et selle lepingu järgi kõik, kes olid Eestis, sinna läinud, antakse välja tagasi. Ja Soome ei saanud minna ja siis Rootsi, seal oli mõned võimalused, aga raha eest. Ja emal ei olnud raha maksta. Ja siis ta aga kuulis, et Saksamaal on võimalik piiratud arv inimesi. See Saksa võim oli veel kohal, eks ju, septembri algul. Ja ta läks Toompeale ja seal öeldi, et ta rääkis oma loo ära, öeldi, et homme hommikul läheb laev. Jälle kiire. Saimegi laevale. Vast 10. septembril siis sõime siit välja, mis oli tublisti varem kui see väga pingeline põgenemine, mis toimus just 21. ja 20. mõnevõrra. Ema ütles, ja see on mul kirjas, et me jõudsime Saksamaale 15. septembril. Ja ma mäletan, laev peatus seal Lätimaal ja siis oli natuke tormine ka. Ja seal ta peatus ja võttis ka põgenike peale. Ja siis oli laev juba nii täis, ma mäletan, kui läksin sinna teki peale, seal olid nad oma pakkide otsas, inimesed, lapsed, kõik vabas õhus. Neil ei olnud enam ruumi kuskile mujal neid panna. Ja jõudsimegi siis sinna Saksamaal Gdynia. Tollel ajal oli ta üks teine nimi, saksa nimi oli tal. Gottenhafen. Ja. Suurem osa kõik, kes siit põgenesid, hiljem ka, olidki Gottenhafen oli see peatus, kirde osa. Kujuta ette, kõik pagas tuli järgi. Jah, vaata, isegi sõja ajal Saksamaal varastamist ei olnud. See on see huvitav lugu, sest me jõudsime, kui me Saksamaale jõudsime, lõpuks läksime sinna loode osas, sealt kirde osast üle terve üle, see on uskumatu, et üldse ellu jäime, eks ju, ja pagas tuli veel järgi. Ja huvitav ka, kui me jõudsime Saksamaal, oli veel sõjaaeg ju. Ja ma mäletan, kuidas ema ikka pakkis, alati oli valmis, kuivatas leiba ja kõigil olid seljakotid, et kui tuleb metsa minna, et siis oli alati vaja võtta ja et saame metsa, sest Eestis läksid ju ka inimesed metsa, kui oli okupatsiooni aeg. Ja. Meil oli sugulane isa poolt, kes oli läinud sakslastega juba ära 39. aastal. Ja meil oli nende aadress ja teadsime, kus nad on ja nemad olidki loode Saksamaal. Nii et ema siis ütles nende ametnikele, et meil on koht, kuhu minna ja meil on sugulased ees ja siis nad lubasid meil edasi minna, mitte sinna koonduslaagrisse, mis seal sadama lähedal oli. Ja hakkasimegi siis minema, muidugi pommitati ju tol ajal kogu aeg ja minek oli väga raske, sellepärast, et vahest ei olnud rööpaid paigas ja rohkem suurem osa ajast olime varjendites ju. Nii et kui mu vend kandis seda toidukohvrit, siis minu kanda oli see ema talvemantel, mille me panime maha, kus magada. Ja Linda pidi lihtsalt jõudma järele oma jalgadel ja ema kandis liivits üles, nii me läksime üle kirde osas sinna loode osas. Jõudsime kohale ja muidugi me sugulane, kui ta ukse lahti tegi, ta peaaegu minestas, et kuidas te siia jõudsite ja neil ei olnud meie jaoks üldse kohta. Neil omal üks väike toakene ja ei olnud võimalik meil sinna jääda. Et Neresheim, et seal on, kus on välismaalt põgenikud, üks lähim koht, et sinna minna. Ja siis nali oligi, et
et sõda lõpeb siis, kui Inglismaal süüakse rotte ja Saksamaal ersatsrotte. Ja meie juba sõime ersatsleiba. Ema räägib, kuidas seda hobuseliha muidugi, ta teadis, et oli hobuseliha, ta ise ei saanud seda süüa, aga söötis meile. Tabu talle. Teiseks, et saepuru ja üks peenikest asju oli ka leiva sisse pandud. Ja, nii et see ersats sõna ma õppisin ka küllaltki varakult ära. Aga kui sõda lõppes, see oli kevad, kui sõda hakkas lõppema, siis selgus, et me oleme nagu Ameerika väed tulid sealt läbi ja lõpuks oligi Ameerika tsoon. See oligi ilus kevadine päev, kui nad siis saabusid oma suurte veomasinatega, tulid sealt samast mäest üles, eks, kus me olime jala tulnud sügisel, nemad saabusid kevadel, kõik sõdureid täis ja viskasid, nagu nad ikka filmides näed, viskavad komme ja nätsu ja nii edasi, eks meie tee ääres lehvitame ja võtame ja siis nad panidki ennast, parkisid oma masinad sinna piirkonda, meie aia taha ümberringi ja jäidki sinna. Meid viidi siis ühte laagri, siis oli Wasseralfingen, üks linnakene, kus oli olnud sõjaaeg tööstuslaager. Nii et seal oli veel poolakaid sellest tööstuslaagri päevilt ja siis need barakkides. Ja meie teine pool seal rida barakke, kuhu meid siis pandi. Meie 45 oktoober, kuni see laager lõpetati, tasapisi emigratsioon ju algas kuskil 48 ja tasapisi inimesed hakkasid emigreeruma kas USA-sse, Kanadasse, peamiselt Austraaliasse, suurt 3 kohta ja ka Inglismaale ja mõned siis Lõuna-Ameerikasse ka. Nii et need arvud vähenesid tunduvalt ja viimased aga meie ei, kes ikka tahab 4 lapsega naist. Nii et ei olnud väga kerge immigratsioon, aga mu vend sai küllaltki vanaks ja tema otsustas minna oma pead Kanadasse. Üks kirik Pittsburgh, Pennsylvanias oli meie sponsor. Ja nii me saimegi 1950 detsember saime siis minema. Aga siis olid vastas meil need kirikuõpetaja ja meid pandi lastekodusse, nii et ja nemad olid siis meil vastas kenast tervitamas ja viisid meid kohe sinna lastekodusse ja emal, kuna kirik oli ju sponsor, ega tal tööd ju ei olnud ju midagi, aga siis üks koguduse liige tema kodusse, tema siis pandi. Ma ei tea, see lastekodu, ikka oma ette elu ja see oli küllaltki, me olime seal 2 aastat. Ema lõpuks ta sai teenijaks seal mõnes peres, eks ju, nii et tal oli tavaliselt teenijatel seal USA-s tol ajal oli 4 päev peal lõunat vaba. Ja siis ta tuli meid vaatama lastekodusse ja siis muidugi pühapäeviti pidime kirikus käima, nii et siis tema oli ka seal, nii et pühapäeviti kirikus või siis 4 päeval lastekodus, kui ta meid käis külastamas. Ja meie hakkasime siin vahet külastama 60, minu vanemõde Linda oli vist esimene, kui see laev hakkas Helsingi ja Tallinna vahet käima. Kui ma mäletan õieti, siis Linda oli ülikoolis ja suvel oli Soomes, Helsingis ja näeb laev Tallinn. Ega meie paljud niisugust asju ei teadnud ju, ega see paguluse ajaleht seal New Yorgis ega niisugused asju nagu ei teatanud ju paljud. Ja ta ütles, et laev Tallinna, et kuidas sinna saab, ja saigi. Sai laevaga, läks Tallinna ja keegi ei teadnud ette, et ta, me teadsime, et mul oli isa aadress, isa vana kalamajas, läks kohale, koputas uksele, isa tegi ukse lahti, kujuta ette. Ja see oli vist 66-7 midagi taolist. Ja siis mina tulin 71 koos selle noorema õega. Kolisin tagasi 97 ja ema suri suvel 97 ja siis ma otsustasin, et ja lapsed on oma pead täis kasvanud, täitsa iseseisvad. Politoloog minus ma tahtsin ikka väga huvitav, ega niisuguseid võimalusi ei ole palju, kus sa taastad ühe lagunenud riigi. Ma olin siin 1990 ju, pool aastat. Ma nägin ju, täitsa, see oli nagu mingisugune õpik, see oli täitsa lagunenud ühiskond.
põhjas. Ja nüüd see taastada, see on ju väga huvitav.